Kõigepealt väike retsept. Mine kööki, tee 32 pudelist endale üks suur anum, no kuulsid küll. Ja siis võta tükk paberit ka alla ja siis nüüd tulevad koostisosad. 730 grammi suhkrurooga ja segavilju, siis 294 grammi villa ja 200 grammi linaseemneõli. Ja kui sa need kõik asjad õigesti omavahel kokku segad, peaksid sa saama endale sellise uue Hyundai Ioniq 5 elektriauto. See segane retsept tähendab seda, et tegelikult kõiki neid koostisosu on selle uue auto puhul kasutatud ja see tähendab omakorda ka veel seda, et uus naisluksuru proovisid alustab taas. Ioniq 5 on siis Hyundai uus elektri, siis pisikene linnamaastur, kui võib nii öelda, kohe 156 siis piksliga LED esituled on tal olemas ja tal on olemas ka päikesepaneelid, mis siis talletavad siis päikese korral energiat ja laevad akut ja suudavad laadida ka tegelikult ka kõrgepinge akut, nii et isegi kui sul täiesti elekter otsas on, autost akud on tühjad, aga samas ikkagi päike paistab, saad sa ilusti edasi sõita ja muidu on tema sõiduulatus siis üle sellise 400 kilomeetri ja see tähendab seda, et kui sa laed ta täis kuskil laadimisjaamas, läheb tegelikult 80% täislaadimiseks ainult 20 minutit, kuid kui sa paned ta kodus endale laadima, siis kulub selleks ikkagi 12 tundi lausa. Interiööri on saadaval ka palju ka siis täiesti heledustoonis, mis suure selle päikese korral võib täiesti silmi häirida ja muidu rääkivad kõik autoajakirjanikud, et see interiöör näeb nii lahe välja, minu meelest näeb see veidi liiga minimalistlik välja, need ekraanid natukene liiga siis tavalised seal ja seal on ekraanid on tal mõlemad siis 12,25 siis tollised ja samuti saad sa roolilt siis nuppude vajutusel saada reguleerida seda, kui tugevasti pidurdades siis auto elektrit endale juurde toodab ja see kliimasüsteemi paneel nõuab natukene harjumust saada ja ka käike saad vahetada siis rooli siis kõrval oleva kangiga, nii nagu ka Mercedesel ja pagasruumi mahub 527 liitrit ja tagaistujatel on ka ilusasti ruumi ja muidu on sisu kõik vägagi kena. Ja veel on tal olemas 360 kraadi kaamera, veel on tal olemas juhtmevaba telefoni laadija ja samuti on tal olemas ka teise taseme autonoomne siis sõiduvõimekus, mis tähendab seda, et ta suudab ise sõidurida vahetada, pikki vahet hoida ja aitab sul selliseid asju teha, mis tegelikult polegi nii erilised ja mõned hulga kallimad autod suudavad isegi natukene aegu tänasel päeval isegi täiesti maanteel iseseisvalt sõita, aga see suudab ainult siin rida vahetada ja midagi sellist teha, mis seal ikka siis. Aga veel on tal olemas siis esiviolisel versioonil on olemas tal siis 160 kilovatti ehk siis kõvasti siis üle 200 hobujõu, 217 hobujõudu ja nelikviolisel versioonil annab siis kokku 225 kilovatti ehk siis üle 300 hobujõu, mis on ikkagi päris kiire ja 0-100 jõuab ta tegelikult vaid 5 sekundiga, mis on kiirem kui Hyundai või tähendab see Volkswagen ID4, nii et päris vägev ju tegelikult ja ID4-st on tal ka suurem pagasruum ja palju asju ta teeb ID4-st paremini ja näeb ka muidugi parem välja. Ja tippkiiruseks on tal 185 kilomeetrit tunnis, et ehkki ta läheb kiiresti 0-100 ja kõik, aga päris ikkagi 200-ga tal kuskil vägevatel kiirteedel ikkagi kahjuks sõita ei saa. Ja samuti on tal olemas selline süsteem nagu ka siis parkimise parklates hoiatada sind, kui tuleb tagant mingi auto ja sa peaksid kogemata kokku põrkama, nii et tegelikult on tegu üsnagi kihvti uue elektriautoga, mis ma arvan, et võidab paljude südamed, kuid paraku on tema disain natukene liialt minimalistlik mõnes kohast ja nõuab ka palju harjumust inimestelt, kes on aastakümneid ikkagi sõidanud tavaliste sisepõlemismootoritega autodega. Meie kohtume teiega igatahes juba järgmisel nädalal, seniks kohtumiseni ja püsige naisluksuri lainel.